No nii uus päev, uus seiklus, me oleme võtnud eesmärgiks ühe päevaga käia läbi kõik Barcelona suuremad vaatamisväärsused. Ma ei tea, kui crazy see plaan on, aga selles mõttes see tundub vägagi tehtav. Me panime kõik kohad kirja, kus me käima peame ja me oleme bookinud endale jällegi tasuta walking touri ja see on kusjuures sama ettevõtte alt, millega me käisime ka Hamburgis tuuril. Ja tuuril siis me käime läbi Sagrada de Familia, Casa Mila, kõik sellised Gaudi ja modernismi aegsed kohad. Need on need kohad siis, kus kõik peavad ära käima ja üldjuhul inimesed loevad nende kohta ise, aga me mõtlesime, et kui juba on tasuta tuur sinna, siis pigem läheks giidiga, kes räägib kogu info ära. Peale seda me lähme La Rambla tänavale ja kõige suuremale marketile ja võib-olla külastame oma lemmikut hommikusöögi kohvikut, aga ilmselt seal saab ka lõunat. Ja me oleme praegu Sitgese rongijaamas, sest et rongiga on kõige parem meil saada Barcelonasse, sest kuna meil on Luna ka kaasas, eks ju, siis meil ei ole väga valikut bussiga sõita, sest bussi koera ei lubata. Aga õnneks rong on suhteliselt taskukohane, üks pilet on 4 eurot. I need you to roleplay. Those of you who know me are going, oh god, everyone else is going, what the fuck is happening? You're trapped in a medieval city. Everyone you either know or love is either dead or dying. You rip down the walls and you realize you're stinking rich. What do? You hold a competition. That is actually what they did. You hold a competition. Who's going to design the new Barcelona? Madrid decided to show them who was still boss, and they said, we know exactly who won your competition, and you're not having him because he's Catalan. So you were going to have our guy, who's a guy called Ildefons Cerdà. Cerdà, I don't know, presumably while playing chess or something, sat down and designed that incredibly rigid grid system that you probably walked around just going, where the fuck am I? Everything looks the same. And it's really, it pays no attention to the medieval. It smacks straight through the middle. And contrary to the plan, the middle classes just leg it as fast as they can away from the cholera pandemic, leaving behind all the poor people, the peasants, the factory workers. These are the guys who are very, very soon going to become the anarchists. Okay? Green screen number 2. Mis emotsioonid on? Vägevad. Onu jutustab väga palju. Ja räägib väga huvitavaid asju, mida muidu ei panekski tähele siin linnas. Aga palavad päitse käes. Ega siin ajaloos tegelikult polegi midagi väga üllatavat, inimesed olid perverslikud, neil olid oma pahed, enda hobid, millest ei räägitud, tabuteemad. Seda kõik on väga huvitav kuulda, aga see ei šokeeri mind, sest mul on tunne, et see on läbi aegade niimoodi olnud, sest et inimene on keerukas olend ja kõigil inimestel on oma peidatud küljed, aga see on huvitav, et ta just see giid nagu räägib nendest ja ta räägib nendest edukatest meestest, et kuidas nad said edukaks ja samas, mis tegelikult telgi tagustus toimus, täpselt nagu ta rääkis sellest šokolaadimeistrist, kes siis oli üks kõige rikkamaid mehi ja kuidas tema siis pani aluse sellele, et šokolaadi reklaamitakse seksuaalselt. Sest nagu me teame, seks müüb, eks ju, aga tema oli see, kes seda alustas. Et tema šokolaadide tagant sa võisid leida kaarte, kus olid sellised Moulin Rouge'i stiilis paljud naised, kes siis sõid tema šokolaadi. Ühe korruse peal oli šokolaadibusiness ja teisel pool siis oli see, kus ta pildistas neid naisi ja need naised ta võttis sealt odavam või sellest, mis see oli see madala klassi linna osast. Kuidas sul lõunapatarei on? Aastad snäkki veel, jah. Meie järgmine peatuskoht on La Boqueria Market ja see on mu üks kõige lemmikumaid kohti Hispaanias, Barcelonas läbi aegade. Ma olen täiega turgude inimene, laatude inimene, nii et see on ideaalne koht mulle. Küll aga me lähme reaalselt tipptunnil sinna, mis tähendab, et seal ilmselt on väga palju rahvast. Aga selles mõttes
seal on kogu aeg palju rahvast, nii et vahet pole, mis ajal sa lähed, seal on alati, kui sa muidugi ei ole esimene, kes sealt väravast sisse kõnnib. Ja La Boqueria on kitseliha otsetõlkes, nii et see oli algselt lihamarket, aga nüüd sa saad sealt kõik, kes saad pähkleid, liha, kala, puuvilju, valmistoitu, mida iganes saad kõike sealt. Proovida. See on frititud ümbrisega. Proovi nüüd. Poole rasvasema või vähem rasvasema. Poole vähem rasva võiksin kasutada. Näiteks on metsas. Road trip! Äps. Tubli tüdruk. Nii. Ma võtsin musta kohvi Steviaga. No võt selle. Ja tead, et siin oli nii fancy valik, et siin oli, kas sa tahad tumedat või sa tahad blondi. Ma võtsin blondi. Meil on siis tegelikult paar päeva jäänud Hispaanias ja kuna me ei taha olla ainult Sitgeses ja Barcelonas, vaid me tahame kasutada seda võimalust, et meil on auto ja me saame minna kuskile kaugemale, siis me otsustasime, et täna me võtame suuna Andorra poole ja kusjuures paljud turistipunktid või paljud reisifirmad siin Hispaanias korraldavad päevatrippe või päevareise 3 riiki. Idee on siis selles, et sa käid ühe päevaga läbi kõik need 3 riiki, mitte küll nagu, et sa käid läbi need, vaid sa lähed kõigist nendest sõidad nagu läbi, eks põhimõtteliselt sa külastad Hispaaniat, kus sa alustad, liigud Andorrasse, sealt Prantsusmaale ja siis tagasi Hispaaniasse. Nad pakuvad selliseid päevatrippe ja me mõtlesime, et kui meil auto on, siis me ei hakka võtma reisifirmas seda reisi, vaid me lähme ise Andorrasse oma käe peal. Nii et ma loodan, et meil tuleb väga põnev päev. Ma ei ole otseselt seda videot planeerinud teile nagu to the tea välja, aga näeme lihtsalt tšuke go with the flow mindsetiga sellesse videosse sisse. Luna on ka nii väsinud. Meil oli eile ülipikk õhtu, me jõudsime koju kuskil 12:30 paiku ja meil oli äratus täna kell 5:30, sest et kui sa tahad jõuda parimatesse kohtadesse nii, et inimesi seal ei ole, siis tuleb varakult ärgata ja me tahtsime minna tegelikult alguses ranna äärde ka ja siis sealt edasi Andorrasse, sest et nagu me teame, Andorra on 2 riigi vahel, seal ei ole merd, seal pole midagi, seal on ainult mäed, nii me mõtlesime, et me käime hommikul kiiresti ranna ääres ka ära ja siis sealt liigume edasi Andorrasse. See tee, mis toob siis meie juures Sitgesest Barcelonani, on üliilus selline siinik mägitee ja ma väga oleks tahtnud teile näidata seda, aga enne kui ma juba aru sain, oli mul süda nii paha, et ma ei suutnud keskenduda mitte millelegi muule kui sellele, et ma lihtsalt ei ropsiks seda autot praegu täis, sest et meil ei ole kilekotte kaasas ja nüüd järgmise peatuskoha juures me peame need kilekotid muretsema, sest et kui me Andorrasse hakkame sõitma, siis sinna ilmselt viivad ainult mägiteed ja ma ei handle ära seda olukorda. Tegelikult on valikus ka teine tee, mis on tollitee, mis on terve aja siis kiirtee, aga esiteks sa näed palju ilusamaid kohti, kui sa võtad selle tollivaba tee, siis sa lähed mööda neid mägiteesid, tavaliselt seal on selliseid peidetud, selliseid hidden gemme rohkem, aga samas me lihtsalt ei taha ka tolli eest maksta mingi iga kord 10 eurot, 7 eurot. Ma ei tea, mina ei ole tolliteed mööda sõitnud, aga Tain sõitis Barcelonasse mööda tolliteed ja siis need summad ei ole väiksed, oleks, et see on mingi 1-2 eurot, ei, see on nagu 7-10 eurot. Ja kui sa iga tolli juures maksad 7-10 eurot, siis see road trip läheb väga kalliks. No räägi oma kogemusest, kuidas oli? Tead, tegelikult ei ole nii olnud.
see käib kõik selle road tripi juurde, aga me peame õppima, et me peame paberit kaasas kandma, sest et ilmselt enamus nendest kuigiaimlates ei ole paberit. aga ei olnud nii hull, kui ma arvasin. Pidime Lidlis väikse peatuse tegema, sest et ma pean teile uploadima täna video. Ma ei ole päris ammu tegelikult uploadin, nii et ma pean seda täna tegema ja Lidli parkla tundus kõige õigem koht, kus seda teha, pluss me peame niikuinii vett ostma, pluss snäkke, sest et meil on veel pikk tee Andorrasse minna. Aga vähemalt üks asi on tehtud, ma sain thumbnaili valmis. Nii et ma saan vähemalt video uploadida, nii et jah, päev on olnud edukas. Me oleme jõudnud road tripi sellesse staadiumisse, kus Lunal on igav, mina olen jõudnud mitu korda pissil käia, meie üks snäkipakk on juba otsas ja me lammutame juba pähklipakki ja meie akud hakkavad ära surema ja meil on veel tund pool sõita. Läheb hästi, ma ütlen teile, läheb hästi. Mis ma enne tegelikult tahtsin veel öelda? Terve see video praktiliselt saab olema nagu mingid autojutud, sest et me oleme lihtsalt terve päeva autos. What can I do? Aga põhimõtteliselt see tee on pakkunud meile väga palju vaheldust. Mul oli vahepeal tunne, nagu ma sõidaksin kuskil Kanada mägede vahel. Wow, ärge kukkuge. Ja kuidagi me lõpetasime nagu Itaalia pisikeste käänuliste teede vahel, kus olid kõik täpselt samasugused villad, nagu meie olime, või nagu see villa, kus mina olin siis, kui me Iconi agentuuri rahvaga käisime Itaalias. Nii et Hispaania on täis ikka imelisi kohti, nii et kui sa tahad tulla mingi mägedesse suusatama või matkama või ma ei tea, linna pidutsema, mis iganes, siin on kõike. Et sellepärast on vist Hispaania suht ideaalne sihtkoht igas vanuses inimestele. Me vahepeal saime mingist mägede vahelisest tanklast, kus oli Carrefouri Express shop. Saime 3-in-1 juhtme. Road trip snack numero 3. Murelid. Me võtsime tegelikult veel road trip snackiks pähklite rosinate segu, sest et see on siuke must have, see on siuke asi, mis alati läheb, alati süüakse ära. Ma ostsin tegelikult kikerhernepalle ka, aga need me saime esimese asjana kohe ära, nii et need on läinud ja šokolaadi oli ka. Jah. Mingi ime läbi me jõudsime lõpuks Andorrasse kohale ja see on siin üks seiklus, ma ütlen teile. Esiteks meil ei ole tegelikult mitte mingit päevaplaani, me isegi ei guugeldanud otseselt, et mida Andorras teha. Ma tean, et siin on mõned vaatamisväärsused, aga kuna see on nii nagu Andorra La Vella on nii väike linn, siis me peame veits nagu mõtlema, aga meie targad inimesed tulime ilma dokumentideta, täpsemalt mina tulin ilma dokumendita, Luna on ilma passita ja piiri peal mul tuli meelde, et ma ei võtnud passi ega midagi kaasa. Nii et ma loodan, et tagasi minnes mingit probleemi ei teki, sest et siia tulles õnneks keegi midagi ei kontrollinud. Aga tagasi minnes, kui nad teevad näiteks mingi tollikontrolli, sest et sa võid ainult mingi kindla arvu asju viia tagasi, teema on sellega, siis võib mingi jama tekkida, aga loodame, et meie autot vahele ei võeta. Me oleme praegu Andorra La Vella kesktänaval, mis on põhiliselt siis suunatud shoppingule ja raha kulutamisele. Ja kuna me tegelikult ei tulnud selle mindsetiga, et me siia shoppama tuleks, siis ilmselt esimese asjana me otsime mingi söögikoha või kohviku. Jah. Jah. Teate küll, kui naisterahvas pole süüa saanud, siis ei, ma lihtsalt tunnen, mul on patarei täiesti tühi, sest et ma ei ole korralik hommikusööki saanud, ma pole lõunat söönud. I need food.
Ma ütlen ausalt, Saksamaal on sellegi parem välja. See päev on saabunud, jah, kus Kaisa sööb rämpstoitu. See pole seda näinud, et ma mingit sükst asju või olete? No, ei ole. Aga on neid hetki, kus sul lihtsalt ei ole paremaid valikuid. Ja siis sa võtadki seda, mis sulle ette juhtub. Ja meil juhtus Burger King. Me võtsime 2 vegetarian burgerit, siis me võtsime tavakad friikad. Ma tahtsin salatit võtta. Ja siis kui ma hakkasin seda valima, siis Tanni oli nagu, mida sa siin üritad päästa, nagu siin ei ole midagi päästa, sa kas võtad friikad või sa ei võta neid, nii lihtne see ongi. Ja siis ma võtsin salati asemel friikad. Ja jah. Ma arvasin, või noh, ma usun, et arvasid, et see päev ei tule kunagi, aga here I am, soak it all in. Ma söön purksi. Ma tunnistan, et loodus on küll siin väga äge, aga mul on veits klostrofoobiline tunne siin linnas olla, sest et sa oled päriselt lihtsalt hiiglasliku kausi sees. Ja me käisime enne ringi ja me vaatasime neid mägesid ja siin on olnud hiljuti vist kiviliug või laviin või mis iganes selle kohta saab öelda. Ja that proves my point, et sa elad mingi suure kausi sees, mis iga hetk võib nagu mingit käru sulle keerata ja teate, mida see mulle meenutab? See meenutab mulle jääaja teist osa, kus nad olid ka selle kausi sees ja see suur sula tuli ja siis nad olid selle laine all. Vot seda see meenutab mulle. Don't be suspicious, don't be suspicious, don't be suspicious. See on nagu on siis see pleo. Veits närv sees. In 400 meters, keep right at the fork. Saad maast lööbi. Jaa. Enne seal mingi auto oli maha võetud. Tehti vist tollikontrolli. Kui nad meid maha võtavad, meil pole isegi luunapassi kaasas, nii et nad võivad arvata, et me just varastasime Andorast koera. Ja ürita seda tõestada, et me ei teinud seda. Laski mind ka! Me jõudsime tagasi koju, nagu te näete, siis kõik on väga väsinud. See oli üks väga pikk road trip ja me ideaalis tegelikult oleksime tahtnud ööbida Lloretis või siis Andorras, aga kuna meil oli luuna, siis luunaga on kõik palju keerulisem, nii et me ei saanud seda lubada, nii et me pidime ikkagi tagasi sõitma, nagu te nägite. Ja ma arvan, et ma jätan teid siin, sest et ma ise pean valmis sättima ennast, et minna bachata peole, sest et nagu me teame, bachata ja Hispaania käivad käsi käes. See on nagu moos ja peanut butter, šokolaad ja mis šokolaadiga kokku läheb? Maasikad, šokolaadimaasikad. Nii et ma pean kasutama seda võimalust, et ma olen siin nii pikalt ja saan nautida nii häid pidusid ja nii häid tunde, nagu siin on. Nii et ma pean need valmis panema ja siis me juba sõidame Badalonasse. Aga jah, ma loodan, et sulle meeldis see vlog ja ma isegi ei tea, mis siit võis tulla, aga ma arvan, loodan, et siit oli midagi toredat kaasa võtta ja et see tekitas mingi hea emotsiooni äkki. Ja mina näen teid juba järgmises videos. Bye! ¿Quieres algo más? Es que él no tiene actitud, no tiene esa virtud. No, 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 no.